Canyonlands'i rahvuspark. Oleme Visitor Centeri juures. Siia sissesõit maksab $25, aga meil on $80 kaart. Meil ei ole vaja sellest eraldi maksta. Ostsin siia t-shirti ja ühe autostikkeri. Siit on nüüd näha Schaefferi rada, mis läheb karniisi peal ja sealt siis otse alla. Seal ta lahkneb paremale, keerab White Rim Drive. Schaeffer Trail kaob vasakule sinna nurga taha alla ära hargnemiskohas. Schaeffer Traili tingimused pidid väga head olema, ütles Ranger. Ütles mulle, et perfect. Ei ole liivaseid auke, ei ole turritavaid kive. Matkame 400 meetrit Mesa Aachini, mis seal vasakul juba paistab. Mesa Aachi kõrval olen, siin oli tohutu rahvaste ränne. Tulin veidi kõrvalt vaadata siit üle ära alla. Väike tükikene Canyonlands'i rahvuspargist. Seal tuleb nähtavale Washerwoman Aach. Ma ei tea, kui hästi see näha on, tagane Airport Tower. Näed meie pildi pealt ära, järgmised pildile asemele, nii see värk siin käib. Sõitsime Island in the Sky kõige lõunapoolsemasse tippu Canyonlands'i rahvuspargis. Siit autoga enam edasi ei saa, see on Grand View Point. Siit peaks tulema siis kuskil 270 kraadi ikka vaadet. Siit peaks olema Monument Base ja Monumentide org ja siin all on näha selle ääres minemas siis heleda jutina White Rim Drive. On üks veidi uuem vaateplatvorm Orange Cliffs ehk siis oranžid kaljud. Ma ei tea, kus nad oranžid on. Eks nad siin kusagil ole, veidike enam vastu valgust, seetõttu ei ole ka nähtavus nii hea. Silt ütleb, kuhu me nüüd lähme. Lähme Green River Overlookile. Siin on parkla. Selja taga on siis mul Overlook. Nii, ongi Overlook. Seal on roheline jõgi keskel kanjonist teeb S-tähekujulise kaare. Ümber siit läheb jällegi White Rim Drive, ümber selle alumise valge servaga kanjoni. Selleks ongi White Rim, et serv on valge. Vaatame Schaefferi rada. See on üks selline eksootiline vaatepunkt, kus siis on näha, kuidas siis autodega saab alla sõita. Ma olen Schaefferi Traili sõitnud vast autoga vist 3 korda, jalgrattaga üles alla korra.
no vot, sealt on näha, isegi üks auto sõidab alla ülevalt.